tere tulemast Musta kassi taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 25–31 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Kõigepealt, enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et ma loosin välja ühe paki selliseid kassitaro kaarte, nagu mul siin laua peal on, kõigi tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Siis ma teen selle kohta eraldi video, mille alla te saate oma osalemissoovist teada anda. Aga nüüd kaartide juurde. Ma ei tea, armsad neitsid, millega ma teid eelmine nädal niimoodi välja vihastasin, et teil käsi kohe üldse ei tõusnud pöialt vajutama. Aga olgu, las see jääb. Ehk saab see nädal siis parem, mis teile rohkem meeldib. Aga mis ma oskan selle nädala kohta öelda nii, kui ma siia peale vaatan, siis teil on nagu mingi probleem iseenda tunnetega. Nädal algab teil siin karikate 5-ga. No karikate 5 on kurvastamise kaart. See on selline kurvastamine minevikus juhtunu pärast. Teil on 5 karikat. 3 nendest on ümber läinud ja te kurvastate hullupööra selle pärast, mis teil untsu läks. Mis teil minevikus untsu läks, te kurvastate nii selle pärast, et ei märka üldse neid 2 karikat, mis on teil veel püsti jäänud. Te peaksite keskenduma nendele 2 karikale, mitte taga nutma seda, mida te muuta ei saa. Keskenduge sellele, mida te saate muuta. Õppida sellest, mis minevikus untsu läks, nendest vigadest õppida ja keskenduda sellele, mida te saate muuta ja just, et mida te saate muuta. Keskenduge nendele 2 karikale, mis teil püsti on. Kõrval on teil karikate rüütel. Karikate rüütel on kaart, mis räägib sellest, et tundke rõõmu teenimisest. Karikate rüütel tahab inimesi aidata, tahab teisi teenida. Ja siis on teil veel ka karikate kuningas. No karikate kuningas on emotsioonide kuningas. Karikad kõik on meie emotsioonid, meie tunded, meie suhted. Karikate kuningas suudab jääda rahulikuks ka siis, kui ümberringi kõik tormab. Kui ümberringi on segadus, suudab karikate kuningas jääda rahulikuks. Ta on selline rahulik inimene, kelle poole te saate ka oma murega pöörduda, kui teil peaks olema mingi probleem, siis tema kuulab ära. Ta ei hakka kohe hukka mõistma, tema kuulab rahulikult ära. Kui tal on nõu anda, siis ta annab nõu, aga vahest on hea välja rääkida. Kui meil on mingi mure või probleem, siis vahest on hea välja rääkida ja ongi jagatud mure pool muret. Et selline rahulik mees on karikate kuningas, aga teil on siin ikkagi suured muutused ees, armsad neitsid. Meeldib see teile või mitte? Sellepärast, et teil on välja tulnud siin mõõkade 2. Mõõkade 2 räägib seda, et te seisate valiku ees ja te ei saa liikuda edasi, kui te ei tee valikut. See on kuidagi viisi seotud rahaga. Ja teil on ees uued algused. Rahaga sellepärast, et siin alumises reas on müntide rüütel. Müntide rüütel on raharüütel. Tema tahab raha teenida. Temal on uued projektid, uued innovatiivsed ideed. Uued algused on see narr. See narr räägib sellest, et tuleb võtta kokku oma julgus ja astuda see samm. Ja kui mõõkade 2 ütles, et ei saa edasi liikuda, kui te pole valikut teinud, vot siis see narr julgustabki teid astuda see esimene samm. Narr tegelikult Rider-Waite'i tarakaardi pakis seisab kaljunuki peal. Ja seal all on tühjus. Ja tema peaks astuma, ja kuna ta on tarakaardipaki esimene kaart, ta peaks astuma selle esimese sammu, vot seal samaselt kaljunuki pealt alla. Ja kui ta teeb seda, võtab oma julguse kokku ja astub sealt kaljunuki pealt selle esimese sammu alla, siis see trepp, mis alla viib, avaneb tema ees võluväel. Ta ei näe seda praegu, aga see trepp on seal olemas, lihtsalt julgust on vaja. On vaja see julgus kokku võtta, see esimene samm astuda. Ja siis hakkavad asjad väga kiiresti minema, sest teil on välja tulnud ka kaarikukaart.
Kaarikukaart on tarokaardipaki üks kiiremaid kaarte. Kaarikukaart räägib sellest, et teie elu muudab suunda ja hakkab väga kiiresti liikuma. Teie ülesanne on oma eluohjad enda peos hoida, mitte kaarikust välja kukkuda, vaid kõvasti kinni hoida. Ja võimalusel suunata seda kaarikut sinna suunas, kus teie tahate, et ta läheks. Teil tuli eelmisel nädalal välja maagikaart. Ma ei tea, kas te soovisite selle maagikaardiga endale seda tulevikku niisugust, nagu teie näete, et teil olla võiks. Aga kaarikukaart räägib sellest, et elu hakkab teil minema kuskile suunas, kui te astute selle julge sammu ja hakkab kiiresti liikuma. Et hoidke enda eluohjad enda käes, ärge laske nendest lahti ja kappake selle kaarikuga just täpselt sinna, kuhu teie tahate oma elus minna. Ärge nutke taga seda, mida te muuta ei saa. Keskenduge sellele, mida te saate muuta. Õppige oma mineviku vigadest ja ärge neid enam tulevikus korrake. Ja siis saabki kõik korda. Ja müntide rüütel räägib sellest, et ka rahaasjad saavad korda, kui teil peaks olema praegu mure oma rahaasjade või sissetulekute pärast. Tulgu teil üks imeline nädal, neitsid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.